Mm. Tere, head hiidlased ja Hiiumaa sõbrad! Alustaksin täna tänuavaldusega meie tublidele purjetajatele jahtklubist Taago. Lõppes avamere purjetamise Euroopa meistrivõistlused Norras ja poodiumile sai 2 meie jahti jahtklubist Taago B-grupist. Saavutas jaht Olümpik harrastajate grupis kuldse esikoha ja üldarvestuses said nad pronksi. Ja jaht Matilda saavutas C-grupis hõbeda. Kaptenid olid siis Tiit Vihul ja Juss Ojala. Soovime palju õnne ja säravaid sõite edaspidiseks. Juulikuus volikogu istungeid ei toimunud. Küll aga sai kohtutud transpordi ja ühenduse valdkonna võtmeisikutega. Hiiumaal käisid Transpordiameti uus spetsialist, Kihnu veeteede, teeslaevade ja saarteliinide, saarte lennuliinide esindajad ja koos vallad töötajatega sai arutatud Hiiumaa ühenduste arenguplaane. Ja hetkel siis käib ka ühistranspordiseadusesse muudatuste ettepanekute tegemine. Lisaks sai volikogu eesseisuse koosolekul arutatud ja tehtud pöördumine Keskkonnaministeeriumile, Keskkonnaametile ja RMK-le seoses Hiiumaa rahvuspargi menetlusega ja RMK raiete keelustamise küsimuses. Samuti sai arutatud Hiiumaa elektriga varustamise probleeme ja energiaga varustamise arengute peatumist. Volikogu nimel koostati ettepanek majandus- ja kommunikatsiooniministrile ettepanekuga kaaluda Estlink 3 kaabli rajamise raames ühenduste loomist ka saartega. Tulles nüüd tagasi volikogu istungi juurde, mis toimus 18. augustil, siis tegemist oli töise koosolekuga paljude punktidega. Esimeses päevakorrapunktis siis Ergo Tasuja andis ülevaate vallas toimunust ja hetkel elab siis Hiiumaal 9835 elanikku ehk 253 inimest rohkem kui eelmisel aastal. Tulumaksu laekumine poolaasta seisuga on täidetud 52,56% ja tulude prognoos on täidetud 55%. Teises päevakorrapunktis, kus oli arutelul Kiduspee küla Pärna-Põlu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, oli seekord arutelu pikem, kuna Keskkonnaehituskomisjon seda eelnõud ei kooskõlastanud. See detailplaneering algatati 17. juunil 2021 volikogu otsusega, et seadustada siis ehituskeelutsooni, üldplaneeringu kehtestatud ehituskeelutsooni ehitatud hoone. Hetkel nüüd volikogu võttis detailplaneeringu vastu ja sellele järgneb nüüd avalikustamine. Ning selles protsessis ongi nüüd õige koht esitada siis vastuväiteid ja ettepanekuid. Ja sellele järgneb siis kas kehtestamine või sellest keeldumine. Päevakorrapunktis 3 oli arutelul SASi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja see ka volikogu poolt kinnitati. Edasi arutati Käinas sporditänav 5B kinnisasja otsustuskorras võõrandamist ehk siis volikogu andis osavallale õiguse müüa kinnistu 1300 ruutmeetrit 50 000-ga Taagoplastile. Kinnistu asub Taagoplasti tootmishoone vahetus läheduses ja on kasutusel nende käes transpordimaa ja laadimisalana. Päevakorrapunkt 5 oli samuti vallavara võõrandamine otsustuskorras poe kinnistu Emmastes ja volikogu otsustas, et võib kinnistu müüa 30 000-ga Hiiumaa tarbijate ühistule, kes plaanib sinna tulevikus ehitada
kaupluse. Järgmine arutelu oli Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord. Tegemist oli esimese lugemisega ja on juba toimunud kaasamiskoosolekud, menetles teda ka kultuuri- ja spordikomisjon, kes tegi ettepanekuid ja korra muutmine on tingitud sellest, et ühtlustada hindamiskriteeriume, luua ühine hindamiskomisjon, kus on esindatud osavalla kogude liikmed ja eksperdid. Ja sinna saab teha muudatusettepanekuid veel 4. septembrini. Väga mahukas punkt oli Hiiumaa vallavolikogu määrusega kehtestatud Hiiumaa valla arengukava 2035+ muutmine. Ja ka sinna saab siis teha muudatusettepanekuid teiseks lugemiseks 4. septembrini. 8. punkt oli ka väga oluline, on Hiiumaa valla 2022 aasta lisaeelarve. Ja siis Hiiumaa vallavalitsuse rahandusosakonna juhataja Heidi Siirus andis põhjaliku ülevaate. Ja ma tsiteerin mõningaid tema ettekande osasid. Et kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seadus, paragrahv 26 lõige 1, tulenevalt võib eelarve aasta jooksul eelarvet muuta lisaeelarvega. Ja lisaeelarve tegemisel on arvestatud 6 kuu eelarve täitmise andmetega. Lisatud on sihtotstarbelised laekumised, täiendav toetusfond, korrigeeritud on kulusid ning arvestatud on ümberpaigutustega planeeritud kuludes, lähtudes eelarve täitmise andmetes ning esitatud ettepanekutest. Kõige suurem muudatus puudutab Kärdla põhikooli uue hoone ehitamist ja ehituse kallinemist. Lisaeelarvega suurenevad põhitegevuse kulud kokku 708 603 eurot. Põhivara müük suureneb 104 350 eurot. Sealhulgas siis Emmastes müüakse poekinnistu 30 000, Käinas korteri müügist saadi 5800 eurot rohkem kui planeeriti. Käina osavallas müüakse kinnistuid Spordi 5 ja Luige 2 kokku 68 000 euro eest. Ja Pühalepp osavallas lisandub 550 eurot põllumariba müügi eest. Põhivara soetus suureneb 935 867 eurot. Kärdla põhikooli ehitusele on lisatud lisavahendeid 925 508 eurot ja saadavad toetused põhivarale suurenevad 122 792 eurot, mis on siis Mart Marina projekti lõppmakse laekumine eelarvesse. Antavad toetused põhivara soetuseks aga vähenevad 24 500 eurot, need on siis juurdepääsu teede toetuste väiksem taotlemine elanike poolt. Finantstuludest suurenevad leppetrahvinõue 10 000 euro võrra seoses Tohvri hooldekeskuse ehituse lõpptähtaja ületamisega ehitaja poolt. Ja finantseerimistegevusest võetakse kohustus täiendav laen summas 600 000 eurot Kärdla põhikooli hoone ehituse kallinemise katteks ja kohustuste tasumine lisandub Pühalepp osavalla Paluküla spordirajatiste lumekahurite kapitalirendi viimase tagasimakse summa 21 420 eurot, mis põhieelarves ei kajastunud. Täpsemalt saab siis vaadata lisaeelarvet valla kodulehel. Punkt number 9, samuti väga oluline just aasta 2023 eelarve tegemisel on Hiiumaa valla finantsjuhtimise kord muutmine, mis oli teisel lugemisel ja volikogu poolt ka vastu võeti. Ja muudatus seisneb siis selles, et 2023 aastast ei ole enam 6 eelarvet, vaid 1, mille sees on osavaldade eelarvekulud eraldi välja toodud. Osavalla valitsuse eelarvekulud siis koosnevad kaupade ja teenuste varamüügist, sihtotstarbelised toetused, riigilt valla teede hoolduseks eraldatud toetused vastavalt riigi toetuste eraldamise metoodikale, muudest omatuludest ja osavalla eelarve kulud koosnevad osavalla valitsuse eelarvest, mis sisaldab osavalla valitsemise, majanduse, teedehoolduse, heakorra
jäätmemajanduse, elamu- ja kommunaalmajanduse ning kohaliku arendustegevuse kulud. Osavalla õigusaktiga määratud ülesande täitmiseks vajalikest vahenditest ja vahenditest väikeinvesteeringuteks, mis on eelarvestrateegias kokku lepitud. Järgmine punkt, päevakorrapunkt number 10, Hiiumaa valla ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste palgajuhend muutmine oli teisel lugemisel ja võeti vastu. Ja see täpsustab ametiasutuste teenistuskohtade palgagrupid ja põhipalgavahemikud. Ja samuti hallatava asutuste töökohtade palgagrupid ja põhipalgavahemikud. Hiiumaa vallavolikogu töökord oli teisel lugemisel ja võeti samuti vastu, et parandati natukene eelnevat teksti. Järgmised päevakorrapunktid on seotud sellega, et Aivar Viidik asub tööle Kärdla osavalla vanemana ja seoses sellega ta volikogu liikmelisus peatub. Päevakorrapunktis oli siis Hiiumaa vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine, millega Liisa Randma vabastati vallavalitsuse liikmelisusest, kuna ta asus tööle Kärdla põhikooli õppejuhina ja sinna valitsuse liikmeks määrati Aivar Viidik. Volikogusse tuleb asendusliikmena Maris Nõmmik-Kärtner. Samuti muutub osavalla kogude koosseis, et Kärdla osavalla kogusse liigub siis Tõnis Paljasmaa Aivar Viidiku asemel, kes on siis esindab volikogu osavalla kogus. Muudatused on ka komisjonide liikmete seas. Keskkonna- ja ehituskomisjoni hakkab nüüd juhtima Evelin Lehtsaar ja kultuuri- ja spordikomisjoni liikmeks saab Tanel Malk. Viimase punktina arutati Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud halduslepingu sõlmimist, mis kiideti heaks ja sellega saigi siis see pikk päevakord läbi. Järgmine volikogu istung on 15. septembril. Aitäh!